Nagu teada, on meil varemgi olnud juttu erinevatest filmikonkurssidest. Tänases saates räägib meile Gert Krabi Päästeameti korraldatavast filmikonkursist. Tere õhtust! Tere õhtust! Miks otsustati selline konkurss korraldada? Selline konkurss otsustati korraldada, et panna inimesi mõtlema, märkama oma kodus ohtlikke olukordi ning leidma lahendusi ohuolukorda vältimiseks ja lahendamiseks. Mitmendat aastat antud konkurss toimub? Konkurss toimub nüüd siis esimest aastast. Mis teemal? Teema on siis tuleohutus kodus ja selle lühifilmide siis konkursi raames siis ootame kõiki, et saadataks meile filme antud teemal ja kindlasti võib siis filmiklippi näol jagada oma tuttavate ja lähedaste meenutusi, kuidas tulekahju ära hoiti või mida oleks saanud teha, et kurba sündmus polekski juhtunud. Mis žanris film peab olema? Žanri valik on vaba, et ta võib olla nii õppe, multi või dokfilmi laadne või muusikavideo, mis iganes. Kui vanad konkursist osa võtta saavad? Konkursis saavad osaleda kõik üle 14-aastased isikud. Millised on reeglid, mida järgnema peaks filmi tegemisel? Võib olla sellised tähtsamad reeglid, et kindlasti ei tohi panna siis midagi põlema selle filmikonkursi ajal. Filmi pikkus on siis 30 sekundit kuni 3 minutit ja film on siis teemal tuleohutus kodus või ükskord juhtus. Filmi suurus siis üleslaadimisel MOF-i koduleheküljele võib olla maksimaalselt kuni 40 megabaiti ja sõltumatu siis montaažiprogrammist. Filmi tohib kõigega, mis pilti jäädustab, aga keelatud on siis filmida kedagi ilma tema nõusolekuta või tema privaatsust kuritarvitades. Konkurss osavõtta tasuta ja filme saab siis üleslaadida kuni 12. maini 2010 koduleheküljel www.mof.ee. Mis veel, et võib-olla osadel inimestel ei ole võimalik üleslaadida seda filmi, siis võib ka saata aadressil Raua 2 Päästeametile otse ja siis tuleb plaadile kirjutada võistluste nimi ja kontaktandmed. Võib-olla veel natuke, et nendest filmidest siis tehakse valik ja parimad saavad ka siis auhinnatud. Ja siis see kõik toimub pärast 12. maid, kui on üleslaadimine lukus ja filmid juba siis kodulehe peal. Te mainisite, et põlema ei tohi midagi panna, aga kui on dokfilme juba midagi põleb, et kas siis nagu võib seda filmida ja nagu sellele mingi nii-öelda lahendus leida? Kindlasti, kui on täidetud ikkagi ohutusreeglid ja on arvestatud sellega, et kellegi elu ja tervis selle kohtu ei seata, siis loomulikult. Mis on auhindadeks parimatele töödele? Auhindu on erinevaid, et kõige suuremaks auhinnaks on siis ekstreemspordikaamera. Erinevad telefonid, tulekustutid, DVD-mängijad, fotoaparaadid ja nii edasi. Ja kus saab siis need täpsemad reeglid üle lugeda? Täpsemaid reeglid siis leiate kodulehe pealt. Ma kirjutasin üles ka, et äkki on näha, et siis mof.ee, et see on siis lühend sõnast mobiilfilmi festival. Ja kas samal aadressil siis saab neid lisada ka filme, jah? Ja sinna saab ka lisada neid filme täpselt selle samal aadressil. Aga selge, aitäh, et saatse tulite. Aitäh teile ka!